Nii, me järgmise koha peal on selline mees nagu Kontra ja ma loeks kohe Kontra luuletuse ette, mida peeti väga ropuks. Meie ei pea seda ropuks. Ja, et me respekteerime Kontra loomingut. Ja ma loen ette. Mats eri kurat ülbe mees, ei kuuletuda taha, ei kummardada saksa ees, ei võta pükse maha. Et see on nagu... Minu arust väga reibas ja väga positiivne. Minu arust ka. Vaata saate, Mats eri kurat ülbe mees, kurat seda teab iga Mats teabki sõna kurat, eks ole, nii, mees pole üldse ropp sõna, me nagu uurime need sõnad uuesti üle, vaata, mis siin on. Ei, nii, ei võta, tähendab, see on täiesti nagu mõttetu, mis siin öeldakse, et see on ropp või ja vaata, kus oli gümnaasium, see oli ka gümnaasium, see toimus siis meil, kus Saksa gümnaasium, Kadrioru Saksa gümnaasiumis. Ja siis huvitav, mis klassi õpilast jälle ta tegi? 4. klassi. Aga 4. klassi õpilane tal on see tähelepanu juba nii ära hajutatud, et ega ta vist teda eriti ei koti, mis see lava peal toimub, või kes seal midagi loeb tegelikult. Et need on nii väiksed lapsed, et ega nad ei kuule, võib-olla läheb koju, ütleb, et näed, meil käis mingi naljakas onu, kes ütles korra kurat ja oligi kõik võib-olla isa ropendab kodus hullemini. Et ma ei tea, mis sa oskad soovitada siin, minu meelest see on täielik ülekohus või niisugusele luulemeistrile niimoodi siis. Ja nagu ma aru sain, et teda katkestati selle, kui ta luges, teda katkestati, et võt, nüüd ei tohi enam. Järelikult minu silmis oli koolil, oli kodutöö halvasti tehtud. Sest nad ei kontrollinud enne, mida mees läheb sinna tegema üldse. Ja Kontra siin ütleb, et võru keele kontseptis pole ka üldtunnustatud perse mingi roppsõna.